Ma olen alati tundnud ennast erinevana. Ma olen alati olnud teistmoodi. Ja ma ei ole kunagi õieti kuhugile sisse sobitunud. Ma olen ennast tundnud nagu see üksik pusletükk, mis ei leia enda kohta pildis, sest et ta lihtsalt ei sobitu teistega kokku. Ja vanasti see võis panna mind ennast halvasti tundma, sest et ma arvasin, et äkki see on siis sellepärast, et mul on midagi viga või ma teen midagi valesti või ma olen liiga erinev. See on väga lihtne niimoodi mõtlema hakata, aga ajapikku ma olen mõistnud, et just see, mis teeb meid erinevaks, see teeb meid ka eriliseks. Kas meie ülesanne peaks siis olema sisse sulanduda ja olla nagu kõik teised? Ma tõesti ei arva nii. Ma arvan, et meie ülim eesmärk ongi olla nii erinevad, kui me vähegi olla saame. Kehastades enda kõige autentseimat energiat ja elades originaalselt. Teate te seda traditsioonilist, klassikalist ühiskonna paradigmat, mis näeb ette, et meie elu peaks välja nägema midagi nagu sa sünnid, möödub sinu lapsepõlv, sa lähed kooli, sa omandad hariduse, sa õpid selgeks mõne ameti, sa lähed tööle, sa töötad, sa maksad makse. Ühel hetkel sa ostad endale kodu, sa lood oma pere, saad lapsi, töötad, maksad veel makse. Ja siis, kui sa oled saanud 65-aastaseks või vanemakski, siis sa lähed pensionile ja sul on lubatud lõpuks ometi puhata. Enamuste inimeste elu näebki täpselt selline välja. Kuid ma tunnen, et mina lihtsalt ei suudaks minna sellist konventsionaalset teed. Ma olengi lihtsalt liiga erinev. Ja see on hea. Meie ülesanne ongi avastada see miski, mis meid tõeliselt eristab, mis on meile omane. Me peame välja selgitama oma talendid. Mis on see, mis sind tõeliselt kõnetab, mida sa päriselt tahaksid terve oma elu teha. Ja enne kui sa seda ei tea, siis ära kiirusta sellega, et sa lihtsalt tahad olla nagu kõik teised. Ja sa lihtsalt valid midagi. Lähed midagi õppima ja saad kellekski, et teenida raha ja lihtsalt ellu jääda. Sest et ellujäämisel ja elamisel on tohutu suur vahe. Kas sa tahad lihtsalt ellu jääda või tahad sa elada? Tõeline elu õitseb just nimelt ebakindluses. Aga teate, miks nõnda paljud inimesed siiski valivad selle tavalise,
keskpärase raja, tehes midagi, mida nad ei pruugi armastada. Seda just sellepärast, et see rada on turvaline. See pakub neile kindlat jalgealust. Nad teavad täpselt, mida nad peavad tegema, kuhu minema ja kelleks saama. Kui sa tead oma teed ette 10 aastat, kui sa tead, kes sa 10 aasta pärast oled või mida sa järgneva 10 aasta jooksul tegema pead, et sinna jõuda. Kui sa seda võrdlemisi täpselt tead, siis tõenäoliselt teed sa midagi valesti. Kas see, mida sa praegu pürgid, see, kelleks sa tahad saada? Kas sa tõeliselt naudid seda? Kas sa tõesti kogu südamest armastad seda teed, mida sa praegu käid? Kui jah, siis palju õnne. Sa oled juba leidnud oma kutsumuse. Nüüd järgi seda ja ära kunagi anna alla. Aga kui mitte, siis miks sa püüad olla keegi, kes sa ei ole? Me elame ainult ühe korra. Kas sa tahad raisata oma elu, tehes midagi, mis sind päriselt õnnelikuks ei tee? Ära kunagi karda püüelda oma unistuste poole, kartes eksida või mitte hakkama saada. Sest et sulle on antud universumi kõige võimsam kompass. Sinu süda teab otseteed su unistusteni. Nii see on. Ja kõik, mida sa tegema pead, et saavutada oma unistuste elu. Jõuda sinna, kus sa saad iga päev teha seda, mida sa tõesti armastad. Selleks sa pead lihtsalt oma südant kuulama. Sa pead seda usaldama ja järgnema selle kutsele. Teades, et see viib sind sinna, kuhu sa päriselt jõuda tahad. Usalda oma sisetunnet. Ära karda võtta riske ja astuda ebaturvalisusesse. Sest et millal on kõige turvalisem rada olnud kõige lõbusam? Turvaline tee ei ole üldjuhul kuigi põnev. Jah, see võib olla kindel, aga kui see põhineb lihtsalt soovil ellu jääda, siis ei ole see õige. Kas sa tahad ellu jääda või tahad sa elada? Usalda oma südant.